On tulemas teateid, et Keir Starmer, Suurbritannia peaminister, võib tegelikult tagasi astuda ja lasaks sellele, et see on tohutu tähistamise hetk, sest see mees on ilmselt olnud Ühendkuningriigi halvim peaminister ning on surunud läbi mõningaid kõige ohtlikumaid ideid, nagu massiline jälgimine, inimeste keelamine ja inimeste arreteerimine sotsiaalmeedia postituste eest. Ja loomulikult on ta täielikult pisendanud kõike, mis on toimunud seksuaalse ärakasutamise jõukudega, mille kohta me kõik teame, et see on tõsi. Ja kui ma ütlen pisendama, siis peate tegelikult kuulma, kui halb see on. Kuulake seda korraks. Briti peaminister oli linnas ja mul oli intervjuu Keir Starmeriga Blair House'is. Ja mul oli terve nimekiri küsimusi tariifide ja suhete kohta USA-ga ja ma käisin selle kõik läbi. Aga ma küsisin temalt spetsiaalselt selle Elon Muski süüdistuse kohta vägistajate jõukude osas ja kui tõsine see oli. Ma mõtlen, mis sa arvad, mis ta vastus on? Jah, see on väga tõsine. Me tegime vea, et me sellest varem ei rääkinud. Kuulame. Ta ütles, et ma olen seda näinud. Tead, me uurisime seda. Ma arvan, et see on ülepaisutatud. Ma mõtlen, see oli sõnum, et asi on läbi. See on Keir Starmer. Jah. Ja ma leian selle helilõigu ülesse. Keir Starmeri sõnum on, et see on ülepaisutatud lugu. Neile, kes pole veel kuulnud Ühendkuningriigi poliitilise ajaloo kõige pöörasemast skandaalist. Minu arvates räägime siin peamiselt Pakistani islamistide süstemaatilisest grupist, kes ahvatlesid ja vägistasid 250 000 tüdrukut. Valitsus keeldus selle kohta korralikku raportit koostamast. Nii otsustasid mõned inimesed seda ise teha. Selle rahastasid Inglismaa inimesed ja paljastus on lihtsalt pöörane. Osman Gold luges tegelikult kogu selle asja läbi, ma arvan, et 10 tunde oma otseülekandes, et inimesed saaksid teada, mis toimub. Noored valged naised meelitati pakistanlaste võrku. See on hullumeelne. Ja Ühendkuningriigi inimesed on ilmselgelt vihased ning ootavad mingisugust vastust oma peaministrilt. Aga tead mis? Keir Starmeril on natuke selline ajalugu, et ta ei suuda tegelikult asjadele vastata, kui sa saad aru, mida ma mõtlen. Aga vaatame, mis edasi saab. Tere tulemast saatesse Pushback. Mina olen teie saatejuht Meira K. Kindlasti vajuta tellimisnuppu, et seda videot toetada ja lülita märguanded sisse, kui tahad olla osa liikumisest, mis astub hullumeelsuse vastu. Ja nagu me siin alati ütleme, ei ole asi ainult hulludes inimestes, kes teevad hullumeelseid asju. Asi on ka valitsustes, kes seda varjavad. Ja selgub, et Keir Starmeri puhul on tema enda partei liikmetel sellest küllalt saanud. Ja nad üritavad korraldada võimupööret ning sundida teda lahkuma. Nad lihtsalt ei taha teda enam. See toimub taustal, kus tema partei on kaotanud palju kohti Inglismaa süsteemis, sest inimesed näevad neid lihtsalt võimetu juhtkonnana. Inimesed ei teadnud, kes Keir Starmeri asendab, kuni see mees Andy Burnham otsustas, et temast saab selle eestkõneleja. Me ei tea, kas see on kindel või on see lihtsalt see, mida kuuleme poliitilistest ringkondadest. Vaatame selle üksikasjalikult üle. Varsti on tulemas erakorralised üldvalimised. Sa teed nalja, ega ometi veel ühed. Jah, veel üks. Pane mu sõnu tähele. Andy Burnham korraldab väidetavalt nüüd võimupööret Keir Starmeri ja tema enda valitsuse päevakorra vastu. Burnham, kes on valmis tippametit üle võtma, ei kandideerinud muidugi praeguse tööpartei manifesti alusel. Ta revis selle tükkideks ja kritiseeris valitsuse saavutusi oma enda kampaania ajal. Kas pole? Nii et see on Andy Burnham ja tema on see mees, kelle kohta tööpartei inimesed ütlevad, tead mis, me arvame, et tema peaks Keiri välja vahetama. Ja Keiri kutsutakse 2 standardi Keiriks, sest talle meeldib valgeid inimesi teisiti kohelda kui islamistlikke sisserändajaid. Vaata siin tema võidukõnet. Kas sa näed kuskil tööpartei sümboolikat? Paljud märkasid, et sõna tööpartei puudub. Ja muidugi ka Starmeri kampaania materjalides. Burnham tegelikult võitis, kas pole? Ta tegi seda anti-Starmeri ja anti-tööpartei valitsuse platvormil. See on tegelikkus. Ja nüüd liigub ta peaministri residentsi poole, et kukutada ajaloo kõige ebapopulaarsem peaminister. Noh, kui Burnham kroonitakse, mis minu arvates on väga tõenäoline ja temast saab peaminister, siis milline autoriteet tal üldse on? Kuidas saab ta paluda oma enda tööpartei parlamendi liikmetel minna hääletusele poliitikate poolt, mille alusel neid isegi ei valitud? Milline autoriteet on tal teie avalikkuse ees, et oma tegevuskava ellu viia? See oleks ju sisuliselt autoritaarne riigipööre, kas pole? Peaministeri ja tegevuskava, mille poolt hääletas 0,03% Briti elanikkonnast. Võib julgelt öelda, et parempoolsed inimesed ei armasta eriti tööparteid. Neile ei meeldi Keir Starmer, neile ei meeldi Andy Burnham. Ja ausalt öeldes olen ma võtnud aega, et aru saada, mida ma sellest mehest arvan. Ja kui me sellesse süvitsi lähme, siin see on erakorraline uudis.
Keir Starmer on ametlikult peaks peaministri kohalt tagasi astuma. Mitmed meediaväljaanded teatavad, et ta esitab tagasiastumise ajakava esmaspäeval pärast seda, kui ta täna oma naise ja perega nõu peab. 12 miljonit vaatamist tähendab, et 12 miljonit inimest on sellest elevil ja räägivad sellest. Kas me teame, kas see tegelikult ka juhtub? Veel ei tea, aga me teame, et on palju inimesi, kes tahavad, et see juhtuks. Vaata ise. Nii et siin me oleme. Kõik parlamendi liikmed või vähemalt peaaegu kõik, kes on kutsunud Sir Keir Starmerit tagasi astuma. See on palju parlamendi liikmeid, me räägime enam kui 100 inimesest. Või siis nagu paljud ütlevad, tuleks välja kuulutada lahkumise ajakava. Sellel nimekirjal on umbes 100 nime. See on umbes veerand kõigist tööpartei parlamendi liikmetest. See on palju parlamendi liikmeid, kes on tema peale väga pahased. Ja pea meeles, et mitte ainult valitsuses olevad inimesed pole tema peale pahased ega ole elevil selle üle, et neil on keegi, kes on valmis teda asendama, kuigi ma ei usu, et tal oleks avalikkuse või valitsuse usaldust. Sa pead mõistma, et Inglismaa inimesed on just kaotanud oma usalduse Keiri vastu ja see ongi päeva lõpuks kõige tähtsam. Sa ei saa hoida riigi eesotsas kedagi, keda tegelikult keegi ei taha riiki juhtima. Teie peaminister on selles kaasosaline. Ta varjas ja hoiatas umbes 13 000 moslemi vägistajat. Mis on sinu sõnum Keir Starmerile? Teie päevad on loetud ja ma ei usu, kui sa näed, et siin juhtus palju asju ja palju asju ebaõnnestus. Politsei ebaõnnestus, valitsus ebaõnnestus. Kas sa tead, kes veel ebaõnnestus? Meie ebaõnnestusime. Ja ma tahan lihtsalt öelda, et kui ta ütleb, et teie päevad on loetud, siis ta ei mõtle, et teid tapetakse. Ta mõtleb, et teie päevad peaministrina on loetud, sest keegi pole temaga rahul. Pea meeles, see kurikuulus jõukude teema. Kõik võivad seda proovida pisendada, aga see on üks meie aja suurimaid ja hullumeelsemaid lugusid ja seda varjati tahtlikult. Sa nägid seda video alguses. Keir ütleb, et see on lihtsalt ülespuhutud lugu. See ei ole ülespuhutud lugu, see on hullumeelne lugu, see on pöörane lugu, see on psühhootiline lugu. Ja Tommy Robbins on olnud üks neist, kes on seda lugu nii palju kui võimalik esile tõstnud. Ja ta on aru saanud sellest, millest enamik Ühendkuningriigi inimesi on aru saanud. See mees peab lahkuma. Rahvana me ebaõnnestusime. Nüüd oleme kaotanud moraali. Kaotasime usu, kaotasime kultuuri. Kaotasime kiriku, kaotasime Jeesuse, kaotasime oma usu, kaotasime kõik oma identiteedi. Ja see polnud juhus. Kirik, kõik need asjad olid, ma ütleksin, edukas vasakpoolne revolutsioon. Avatud piiridega massiimmigratsioon, rünnak kiriku vastu, rünnak perekonna vastu, mehe feminiseerimine, mehe nõrgestamine. Kõik need asjad on juhtunud, nüüd on see jätnud tühimiku. Ja see tühimik täitus kõigi nende barbaarsete ideedega, jah. Aga meie kui rahvas, kui meil oleks uhkust, ei laseks me sellel juhtuda. See on tõsi, kui teil oleks uhkust, ei laseks ta sellel juhtuda. Praegu pole veel selge, kas Keir Starmer kavatseb tagasi astuda või mitte, aga me kõik ootame hinge kinni pidades. Praegu eitab Peter Kyle, et Keir Starmer astub esmaspäeval tagasi. Starmeri liitlane ütleb, et Starmer mõtiskleb poliitilise reaalsuse üle, kui ta kaalub tulevikku. Oodatakse, et Starmer astub esmaspäeval tagasi ja korraldab sujuva lahkumise. Keir Starmerilt oodatakse laialdaselt, et ta teatab tagasi astumisest Ühendkuningriigi peaministrina. Oodatakse, et Keir Starmer teatab esmaspäeval peaministri ametist lahkumisest. Välisminister Yvette Cooper ütleb Starmerile, et ta astuks tagasi. Sky Newsile on see teada. Starmer mõtiskleb poliitiliste reaalsuste üle, üks kõrge valitsusliige. Kõik need asjad viitavad üsna selgelt sellele, kuhu me liigume, et see mees, kes on viinud Ühendkuningriigi täielikku tragöödiasse, võib potentsiaalselt tagasi astuda. Praegu me veel ei tea, kas see juhtub ja selle mehe puhul ei või kunagi kindel olla. Ta võib otsustada öelda, et nad tahavad, et ma tagasi astuksin, aga ma ei saa, sest ma olen siin, et Ühendkuningriiki päästa. Me kõik teame, et see on täielik jama, mõttetus, vale ja keegi ei suuda seda enam taluda. See on ainult aja küsimus, millal see mees sunnitakse kas tagasi astuma, uued valimised välja kuulutama või midagi muutub. Sest sellise skandaali tasemega ei saa lihtsalt edasi elada ja rahva usaldust säilitada. Ma arvan, et kõrvalseisjatena saavad paljud meist vaadata Keir Starmerit ja mõista, et ta peab lahkuma. Küsimus on selles, kas Ühendkuningriigi inimesed, tööpartei liikmed ja valitsuse liikmed hääletavad ta välja või tõmbuvad nad taas lihtsalt hirmunult tagasi. Aitäh, et sellele teemale tähelepanu pöörasite.